tere, mu ehe elujõutsija. Täna räägin ühest lihast, mis kuulub supertoitude alla. Ja selleks on lambaliha. Lambaliha võiks proovida igaüks vähemalt kord nädalas süüa. Miks on lambaliha mõnevõrra tähtsam kui ülejäänud lihad? On see, et lambaid tuleb ikkagi üldjuhul kasvatada vähemalt osaliselt karjamaal. Ning kui nad saavad karjamaal rohumaal süüa, siis on nende lihas ka oluliselt rohkem omega-3 rasvhappeid, mis on meie jaoks tänasel päeval väga olulised, kuna meie toidulaual kipub olema liiga palju omega-6 rasvhappeid. Teine väga oluline põhjus on see, et lambaliha on suhteliselt puhas, kuna lammas on puhas loom. Et sead elavad meil väga kehvades tingimustes ning sealihas kipub olema palju parasiite ning lisaks sellele, et sigu toidetakse sageli geenmuundatud teraviljaga, siis liha on meie jaoks tänasel päeval ka ärritav, aga lammaste puhul sellist probleemi ei ole. Ning kuna lammas on niisugune pisikene loom, siis tema liha on meie jaoks ka paremini omastatav. Ja lambaliha sisaldab niisuguseid väärtuslikke mineraalaineid, mille on väga eriline luid tugevdav toime, et eriti just need naised, kellel on probleeme luude hõrenemisega, võiksid pöörata rohkem tähelepanu lambaliha lisamisele oma toidulauale. Lisaks muidugi liha ja punane liha sisaldab hästi palju tsinki, mis on kogu elutegevuse aluseks vajalik mineraalaine, sest kõik valgusüntees käib tsingi pealt. Lambaliha on selline liha, mida ei pea väga põhjalikult läbi küpsetama, et võite niisugust mõnusat seest roosat steiki nautida iga nädal korra. Head isu sulle!